Vau. Nii tore on olla mina ise. Mu elu on väga seikluste rohke olnud ja nüüd tagantjärgi ma näen neid hetki kõiki just nagu ma olen nendes hetkedes sees ja mõista seda kõike elu sellisena, nagu see on just praegu. Seda on inimestele väga palju. See on midagi nii suurt, et kui me vaatame teineteisele silma, siis me näeme, kui väiksed me oleme. Inimesed on nii väikseks tehtud. Inimesed on pisikesed ja inimestele meeldib olla väike, sest siis ju keegi ei näe neid ja keegi ei kuskilt ei solva ja paneb puid alla nii-öelda. Aga kui jätta kõik see väikseks olemine ja vaadata natukene rohkem sinna suunda, mida me näeme just poliitikas ja kõiges selles ühiskonnas, kus me elame, miks me elame sellises ühiskonnas. Meil on meeletu hulk inimesi, kes on haiged, kes elavad vaesuses, kellel ei ole midagi sellisel viisil suurel määral materiaalselt. See nüüd paneb hullu. Väga hästi. Ja nüüd on palju parem. Igatahes just ongi see, et väga suurel hulgal inimestel ei ole seda võimalust heaks eluks ehk võrdseks eluks ehk naudingutele ehk puhtusele ja kõigele sellele headusele, mida ühiskond on loonud materialismi näol ja me vaatame seda läbi raha. Raha on nagu kõigil inimestel oleks luup ees. Just kõik koondub sinna raha otsa. Ja raha on väga väga suur religioon. Teil on loodud mingid religioonid, usundid ja siis on veel süsteem oma religioonidega. Ja see on nii ehe religioon, et sellest ei vaata mitte keegi mööda. Ja kõik koondubki sinna raha religiooni. Teotahte religioon. Aga
kõige selle teekonnal iseendani ja süsteemist välja astudes ma mõistangi, et raha on kõigest illusioon ja ta pimestab nii suurelt, et inimesed kardavad, inimestel on hirm. Inimesed ei tea, mis siis saab, kui raha ei ole, sest alati on raha olnud. Ja see ühiskond ei ole võrdne, see toodab ainult haigusi. Ühiskond on haige, kasu saab kellegi nimel kasu inimeste omamise üle. Seda ju valitsus teeb. Meil on üks tore punt seltsilisi, kes on väga suure maailma globalistide käekäigu all käiv juudid. Nii on. See lihtsalt nii on. Sellest ei saa mööda vaadata ja see on reits, mis on tehtud inimestega. Ja sellisel viisil ei ole võimalik edasi minna elus, sest kuidas saab nüüd, olles enda kõrgema teaduse juures ehk kosmilise info juures, see on ju naeruväärne elada nii suures külluses ja vaadata, kuidas ülejäänud lihtsalt vegeteerivad sõna otseses mõttes. Sest elu on ju kingitus. Sündides anti kõik. No mis on kõik? Kõik on kõik on ja veel rohkem. Ja kõik on ju loodud. Kõik see kuld, mis on maailmas kokku varastatud, seda on ropult. Mingi vend nüüd mõtleb, et ta võib seda kõike lihtsalt omada. Teete nalja mulle. Inimesed, teie olete ülisuured, sest te olete inimesed ja see ühiskond toodab haigusi, põhineb tagajärgedel, likvideerib inimeste tagajärgi ja siis kõik elavadki teadmatuses, et kus kõik tuleb. Tagajärjed on olemas, aga kust kõik need asjad tulevad, milles need tekivad. Ühiskond sellega ei tegele ja nüüd olles mina ise, ma näen inimestest läbi, ma näen süsteemi läbi ja kõike saab teha meeletult palju paremini. Sest kõik on olemas, kõik see energia on olemas, kõik need vaba energiaseadmed ja leiutised ja see tehnoloogia on kõik olemas. Lihtsalt inimestel tuleb olla inimesed, hästi suured inimesed, sest te olete ülisuured. Samamoodi meil on loodud illusioon surmast. Surma ei ole olemas, sest kui te ühel hetkel mõistate, et kõik ongi tunne ehk teadvus ja elu on 180 kraadi ja see, mis siin kõik on, see on füüsiline nauding. Sest olles selles kõrgemas sageduses
siis seal ongi kõik see nauding ongi see, et sa oledki ülimas headuses selles tundes ja läbi selle sa ju kiirgad seda kõike endast välja ja mega tunne, aga mõistus ju loob seda ruumi ja siukest seda väikest tunnet, sest mõistus on siin, aga süda on ju kõik. Mega hea. Lahe on see, et ühel hetkel ma enda elus tundsin, et ma soovin saada inimestest aru. Soovisin saada inimestest sedavõrd aru, et ma saan temaga olla sõber ehk sina peal täiesti vabalt. Sest ma soovisin näha kõikides inimestes, ma sain aru juba sellest ammu, et kõik inimesed ongi erilised, kõik on nii ainulaadsed ja iga kohtumine uue inimesega, see on mu meeletu seiklus. Sest me kõik oleme üksteise õpetajad ja õpilased. Ja mõista seda, et elus ongi kõik olemas, sest kõik on loodud. Täna mõistsin midagi väga suurt jälle ja ma vaatasin peeglisse ja naeratasin endale, ma lihtsalt naudin seda sest kõik on võimalik, kõik ja lihtsalt on. Ma näen seda. Ja eestlased, oi. Ma olen alati mõelnud, et eestlased on nii huvitav rahvas. Siin on ühe maa peal nii palju erinevust, ainulaadsust. Ja kui isepäised on eestlased. No nii on ja see on väga lahe. Aga oi kui suured südamed teil on. Oi kui suured. Vaba eestlane, see on ülim. See loodus ja see maa, mis meil kõik on, see on nii... Ma pole oma elu jooksul nii palju ringi trippinud suvel aastaid, ma olen igal pool käinud. Täpselt nii palju, kui ma olen käinud, aga ma olen nii palju käinud, et see on ülivõimas ja taevaskoda, vau. See on midagi sellist, et vau. Teil on selline koht Eestimaal, taevakoda, otseühendus taevaga ja kõik kanaldajad ja kõik muud seiklejad. Hea on öelda nende kohta solgitoru seiklejad, aga ma ei süüdista mitte kedagi. See on lihtsalt sõnakõlks, aga
milleks kolada kuskil igal pool torudes, kui sa oled inimene ja sulle piisab vaatamisest enda sisse, kus on olemas kõik, iseenda looja, loo. aga jaa, kõik kanaldajad ja kõik, kes tunnevad, et soovivad saada puhas kanaldust, minge Taevaskutta, sealt tuleb täiega, saate enda kohta väga palju teada ka. Sest enda tõde on ikkagist enda tõde, enda tunnetus, enda tunne. Sest läbi tunnetuse tuleb kõik vastused. Oi, kus ma elus olen oma tundeid taga ja mul oli lahe lugu, see oli elu ja surm. Aga surm, räägin sellest. Ja oligi mu elus selline periood, kus ma olen alkohoolik väga pikalt juba, selline alkohoolik, sest ma lihtsalt jõin palju alkoholi. Ja ühel hetkel mul hakkas südame rütmihäired, mis olid ikka reitsid. Ma olin nii piiri peal, et ma käisin EMO-s ja lasin igast kontrollida ja süda on terve. Käisin veel südamearsti juures ka ja natukene seal kuskil midagi on, aga süda on terve, lööb, kõik on nii hästi. Aga ikkagist need rütmihäired kestsid päris hästi ja sellega kaasas muidugi paanikahäire, sest ma ei teadnud, mis saab, oli teadmatus on hirm ja ma lõpetasin alkoholi joomise ära, kus mul oli surmahirm, määrati lõpuks kõrgvererõhu tõbi. Võitsin mingit valokardiine, midagi sellist. Toimis küll, aga täpselt nii palju, et kogu aeg on vaja juurde saada. Siis ma viskasin selle nurka ja lihtsalt lõpetasin algse joomise ära, lõpetasin suitsetamise ära, hakkasin taimetoitlaseks ja ühel hetkel ma tundsin, et tuleb elu energiat tagasi. Ma ei jaksa sinna ringi joosta. Väljas käia, mul uni läks hommikul ikka üles ärkasin, oli pilt selge ja kaalust läks normaalselt alla. Aga mitte mingi meeletult. Ja ikkagist oli see teadmatus, mis saab. Selle spirituaalsusega ja kõige sellega tegelenud elus kogu aeg, lihtsalt kogu aeg. Ja see kandis mind ja see andis mulle ikka jälle seda infot edasi liikumiseks, sest tollel hetkel ma ei osanud mitte midagi peale hakata. Peale selle, et ma tundsin ja mul tuli aeg-ajalt siuksed vastused, kõik tundusid loogiline, ma sain asjadest ülihästi aru kogu aeg järjest paremini. Ja 3 nädalat tuli algse joomisest läbi, siis ma lihtsalt kõndisin tööl koju ja ma hakkasin niimoodi nutma, et see oli nii vabastav. Ma sain aru, mida ma olen iseendaga teinud
mõistsin, kui palju haiget ma olen endale teinud üldse enda hingele ja kõigele sellele, aga ma ei tajunud seda. Ma lihtsalt sain aru, sest see oli nii vabastav arusaamine. Ja see andis mulle nii palju jõudu ja enesekindlust ja ma lihtsalt soovisin enda jaoks hea olla kogu aeg. Ja aasta aega kestis niimoodi. Ja lõpuks Karl, väga hea sõber Karl rääkis ühest inimesest. Oli elus alati see, et ma teadsin, et mu ellu peab tulema, ma soovisin oma ellu õpetajat. Mu ellu tuleks keegi inimene, kes oskaks mul nõu anda selle kõiges osas, sest ma teadsin, nagu olge, siin on nii palju lihtsalt universumit. See on võimalik, et ei ole infot selle kohta inimestel adekvaatselt. Ja oligi, ma lasin lahti sellest õpetaja soovist ja kõigest sellest ja ühel hetkel mu sõber Karl rääkis Ain Raamust. Ain on ka väga huvitav tüüp ja käis bändikas ja viibutas seal inimeste käed niimoodi. Ja see tõi inimestes väga palju erinevaid emotsioone esile, tundeid, asju. Siis ma mõistsingi see, et ma olen terve elu seda soovinud teha. Lihtsalt see oli mu unistus, see tunne on nii suur. Ja lihtsalt ongi unistus lendab ja ma lendan unistusega kaasa. Ja Ain, ma teadsin, ma soovin temaga kohtuda, see on lihtsalt see, ta teab kõike, kuidas on võimalik, inimene teab kõike, aga ma ju tean, et see kõik saab olla võimalik ja siis nii on. Ja läks mingi paar nädalat mööda, siis ma olin linnas just enne USA reisile minekut ja davai, Ain on Karli juures, läksin sinna ja siis ma olin linnas, ma olin nii hea tuju, lihtsalt mõtlesin, davai, ülikõva lõpuks ometi. Hüppasin trammi peale ja sõitsin muusika, klapid peas ja täie suu kõrvani, lihtsalt mõtlesin lõpuks ometi, no nii just sellise inimesega lihtsalt kohtuda, see on ju wow. Ja ma olin muidugi nii tark ja mõtlesin, tean ja kõik nii äge. Mingi tunnetus oli ka, kus ma siin oma kolmandat silma natukene kõiditada oskasin ja nii edasi. Ja siis sõitsin Karli juurde ja läksin tuppa, Ain oli seal voodi peal, Karl oli ka ja Ain ütles, istu, ma kohe laks istusin. Ma oli lihtsalt wow. Siis ta tegeles Karliga ja wow, ma vaatasin, see oli mega, ma tundsin, no nii lahe lihtsalt, see oli nagu nii suur rõõm. Nii piiritu rõõm lihtsalt. Aga ma ei teadnud, mis see on. Ja ja siis ta liigutus, pani käed niimoodi üles, pani ema käed alla ja siis liigutus. Siis tundsin, energia, ülilae. Ja siis ta vajutas mul siin õlgade peal. See on sellised kanalid, hästi olulised kanalid. See koguneb inimestel hinge energia raskus.
sellepärast inimesed ongi küürus. Kannavad oma hinge peal sitta, teiste inimeste probleeme, igast prügi, mida ühiskond on loonud. Aga teadmatusest inimesed kannavad seda enda õlgadel. See on energia. Ja vahetus mul siin neid punkte ja mul lihtsalt selline valu käis läbi, hingasin selle läbi endast. Ja ma tundsin kohe, et mul on, ma sain särtsu, mul oli võiti, keha lihtsalt kohe avanes. Ja that's it. Ülejäänud lihtsalt hakkas voolama. Aga see oli väga pikk teekond, pikk selles suhtes, et mida kõike ma selle aja jooksul kogesin ja läbi elasin, mis siiamaani kestab. Aga nüüd on hetk just siin ja praegu. Mega. Olge inimesed. Sest inimene on väga, väga hea olla. Ehkki silmad lahti kallikesed. Tšau.